räägin teile mõne sõnaga sellest, mis meil siin täna toimuma hakkab. Kõigepealt ma loodan, et kõik on endale midagi laua peale maitsvat saanud ja kui veel ei ole, siis olge lahked, see seal on kõik teie päralt. Kui mõni lastest peaks oma vanemale ootamatu üllatuse tegema, siis selle vastu leiate abi alumise korruse tualettruumist, kuhu on mähkimise jaoks kõik esmavajalik valmis pandud. Pärast meie tänase ametliku osa lõppu toimub siin sama sees ühispildistamine, millest ma palun kõigil osa võtta. See pilt läheb valla kroonikasse ja samuti ilmub see valla kodulehel, kust kõik saavad selle siis enda jaoks alla laadida. Mõned teist juba märkasid, et meil on samas valmis pandud selline väike fotonurk, kus iga pere saab ise oma nutitelefoniga endast ja oma lapsest pildi teha. Selle jaoks saab siis paluda kas minu abi või teile, kes on meie valla kultuurispetsialist, et tema aitab ka meeleldi. Nüüd aga veel enne, kui ma kutsun siia väikesed laululapsed, tahan ma teile rääkida ruttu ühe loo. Kaudselt puudutab see lugu teid kõiki. Ja lugu ise jõudis minuni ühe äärmiselt soliidse ja auväärse seas meesterahva käest. Lugu ise on selline. Istunud kord kamp poisikesi ja arutanud maailma asjade üle. Rääkinud ühest ja teisest, lõpuks jõudnud selleni välja, et ei tea, mismoodi need lapsed siia maailma üldse tulevad. Kõige suurem poistest olnud põllumeeste poeg, tema vanematel olid suured põllud, teate küll siin samas lähedal need hästi suured põllud. No tema teadis täpselt, et teda leitud kapsalehe alt. Teine poiss oli sellest majast, teate see hästi suur maja, sealkandis, see, mis mõni aasta tagasi ehitati kõrge korstnaga. No selle poisi oli kurg sinna korstna otsa toonud. Kolmanda poisi vanemad olid IT-alal tegevad. Need olid need hästi targad inimesed, kes seal klaviatuuri taga tegid programme, mis omakorda tegid programme, mis omakorda tegid programme ja nii edasi. Selle poisiga oli ka asi selge. Teda oli otse internetist alla laetud. 4. poiss oli puht juhuslikult Juku. Juku oli siis natukene siuke häbelik ja tonksas niimoodi jalaga, varbaga vastu maad ja ütles lõpuks, et teate, midagi pole teha, meil selline kehva perekond, et minul pidid isa ja ema ise kõik selle suure töö ära tegema. Mul on väga hea meel, et meil on veel olemas neid emasid ja isasid, kes selle suure töö on ette võtnud. Bye.
hakkasin mõtlema, et kas on küsimus, et miks me oleme just täna siin. Aga tegemist on sellise juba väga pika traditsiooniga, mis kandub aasta või varsti aastakümnete taha, et just nimelt meie majas on need esimesed lusikad uutele ilmakodanikele üle antud. No muidugi võiks öelda, et see on sümboolne, et mingisuguse 15-16 aasta pärast ehk paljud nendest noortest tänastest lusika nominentidest ka meie majja astuvad. Aga mida kooli kohta öelda, et võib-olla rohkem ma peaksin pöörduma head vanemad teie poole, et meie kooli õppijate hulgas on juba tegelikult täiskasvanute arv ületab põhikooli lõpust tulnute arvu ja ma usun, et ka paljud teist võib-olla on oma teadmisi täiendamas käinud, aga kui ei ole, siis tulge julgesti tutvuge, millised võimalused meil on. Aga ma loodan, et see meeldiv traditsioon jätkub ja see teie selline nooruslik seltskond toob iga kord meie majja elavust ja me oleme väga huvitatud ja õnnelikud selle traditsiooni jätkamise üle. Aga ma soovin teile peredesse rõõmu ja kindlasti, kuidas Sigrid nüüd ütles, et see toiming, mis ema ei saa teha, on, et see nagu viimaseks ei jääks, et kindlasti peredesse juurdekasvu oleks veel oodata. Head uued vallakodanikud, head lapsevanemad. Tänane üritus on pisut meil natuke teistmoodi. Ma vaatasin siia saali ja mõtlesin, huvitav, kas mõni on teist korda ka, aga vist ei ole. Meil on pisut teistsugused tegijad, kuigi ruum on sama, võib-olla formaat on sama, aga pisut kõik on teistmoodi. Et kes on siin rohkem käinud, need juba teavad ja mäletavad. Aga mäletamine, ehk siis lapsevanemad võib-olla küsimus teile, et palju teie mäletate oma esimestest eluaastatest ja kust maalt teie mälu nagu pihta hakkas. Et just vaatasin, et inimese mälu hakkab pihta kuskilt 4-aastasest ja peale seda, et paljuski me varasemaid oma elusündimusi ei mäleta. Ja täna need lapsed, kes on siia saali tulnud, tõenäoliselt ka ei mäleta seda, et nad on siin olnud. Ja seetõttu me kingimegi neile selle jubelusika. Ehk siis, kui nad ükskord on võib-olla täisealised, siis nad vaatavad, ahaa, näed, ma olen kunagi sündinud Kehtna vallas, et siuke vald on ka olemas olnud. Aga tõepoolest, et eks lapse elueas ja kasvueas ongi need esimesed aastad niisugused olulised, et ega selle mäletamisega ei peagi võib-olla nii palju tegelema. Et peab tegelema sellega, et kuidas kasvada ja kuidas edasi, neid tegevusi on oluliselt rohkem. Ja see aeg on hästi oluline, et see aeg käib meiega hiljem kaasas. Nii et soovin teile ja teie põnnidele ilusat kasvamist ja et kõik nad saaksid teie käe all hästi hoitud ja hästi kasvatatud. Meil on Eestis niisugune tore traditsioon, mis ulatub juba rohkem kui 10 aasta taha. See traditsioon seisneb selles, et Eesti riik kingib kõikidele vastsündinud lastele raamatu. 2007. aastal tegi lastekirjanduse keskus niisuguse ettepaneku anda kõikidele väikestele beebidele mälestuseks üks raamat ja seda projekti toetab Kultuuriministeerium rahaliselt. Möödunud aastal, kui Eesti Vabariik tähistas oma juubeliaastat, sai alguse veel üks traditsioon, kus kingitakse ka kõikidele välismaal sündinud Eesti lastele, kelle vanemad on Eesti kodanikud. Esimesena palun Mette Särev. Johannes
proovis. Mikk Toomä. Egert Treile. Henri Soovik. Kristiina Israel. Anelle Alt. Marta Valdaru. Kerro Henri Topaasia. Caitlin Hepner. Evert Ilström. Raul E. Dimitriev.
Robin Ringe. Berit Radiko. Luisa Kraav. Teele Tamme. Käti Kivi. Gregor Samman. Andrea Ilak. Andres Roland. Frida Niviste.